Tere taas Brüsselist, üle 2 nädala pole olnud ühtegi videot, sellel on oma põhjus. Nagu ma ütlesin viimases nädala kokkuvõttes paar nädalat tagasi, et eelmisel nädalal videot ei tule, kuna meil oli lähetus Ameerika Ühendriikidesse meie delegatsiooniga poliitgrupist Identiteet ja Demokraatia. Osalesime seal maailma suurimal konservatiivsel konverentsil nimega CPAC, mis on siis korraldatud vabariiklaste poolt ehk siis USA konservatiivide poolt. Ja võib öelda lühikokkuvõttena, et tõesti tegemist oli väga massiivse ja muljetavaldava üritusega, kus näiteks eelmisel aastal osales üle 19 000 inimese üle kogu maailma, küll nii poliitikuid, organisatsioone, huvigruppe, nii et tegemist oli väga tõesti kasuliku üritusega. Lühidalt öeldes põhikõnelejad, kes siis tõid kogu rahva kokku, olid loomulikult president Donald Trump, asepresident Mike Pence, välisminister Mike Pompeo, kuid loomulikult oli väga palju muid esinejaid, kõnelejaid, isegi oli näiteks kohal Anti Gretaks nimetatud tüdruk Saksamaalt, kes siis kutsub üles realismile ja mõistuspärasusele, kui me räägime kliimapoliitikast. Seal oli esinejaid küll Brasiilias, Brasiilia mitte asepresident, vaid presidendi poeg Eduardo Bolsonaro, nii et tegemist oli väga võimsa üritusega, kus oli võimalik luua väga häid kontakte, sidemeid, vahetada informatsiooni ja saada aimu, et mis seisus on täna Ameerika Ühendriigid pool aastat enne järgmisi presidendivalimisi, sest praegu juba valimisralli käib seal täie hooga ja võib öelda, kogu selle ürituse põhiloosung ehk selle aasta slogan oli America versus Socialism. Ehk siis on 2 varianti, kas minnakse edasi parempoolse majanduspoliitikaga, tugeva riigikaitsega, tugeva rahvakaitsega, sõnavabaduse kaitsega või pöördutakse sotsialismi, mis tähendab rohkem piiranguid, rohkem reegleid, rohkem immigratsiooni, vähem piirikontrolli, majanduse hävitamist, sotsialismi igas majanduslikus mõttes, et need on need 2 valikut, kuhu Ameerika praegu suudumas. See oli kogu selle konverentsi selle aastane põhiteema. Neid kõnesid on võimalik vaadata järgi YouTube'ist, ma soovitan kõigil vaadata, kes ei ole veel näinud või kuulnud Trumpi kõnes seal. Ma olin seal suht esireas, nii et oli tõesti muljetavaldav näha 73-aastase presidendi ülimalt energilist ja kiire tempolist kõnet, mis oli 1,5 tundi kestev. See on YouTube'ist leitav, nii et ma soovitan kõigil vaadata. Seal on väga palju fakte, seal on väga palju andmeid, mis on tehtud Ameerikas, samas seal on väga palju nalja ja koomikat, nii nagu me teame Trumpi puhul. Seega see on omamoodi elamus ja meelelahutus. Lisaks oli meil kohtumine meie delegatsiooniga ühe kongressmeniga ehk siis nende parlamendiliikmega Steve Kingiga, kes on väga konservatiiv, ta on saanud nahutada USA massimeedia poolt tema paremäärmuslike vaadete poolest, mis puudutab immigratsioonipoliitikat, kliimahüsteeriat, mis puudutab siis valgete inimeste õigust ka oma kaitsele ja nahavärvi kaitsmisele. Tegemist on vanema härrasmehega, kellega meil väga meeldiv jutuvahetus, mis puudutab Brexitit ja Euroopa Liidu poliitikat, mis puudutab suhted Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahel. Lisaks sellele oli veel väga palju mitmeid muid kohtumisi, kuid ma kirjutasin ka lühikokkuvõtte Õhtulehe palvel. Nad pöörasid minu poole, et ma teeksin reportaaži kogu sellest üritusest, mis muljeid see tekitas, mis me lõpuks seal saime ära teha. Ma kirjutasin selle Õhtulehele, see avaldati ka eile õhtul Õhtulehe veeportaalis. See on küll tasuline artikkel, kuid ma arvan, et paar eurot ühe väga korraliku artikli ja ülevaate eest ei ole vast väga palju. Kuid see peaks ilmuma ka paberkandjal Õhtulehes, kas arvatavasti homme, ülehomme või laupäeval, nii et tasub jälgida. Ma kindlasti kirjutan ka sellest oma kodulehel jaakmadissaar.ee, panen selle sama teksti ka sinna ülesse ja kes jälgivad minu sotsiaalmeediakanalit, siis olen üritanud hoida ka neid kursis kõikide toimingutega, mis me seal Ameerika Ühendriikides tegime. Tulles nüüd Euroopa Parlamendi juurde, siis võib öelda, et siin on nüüd tõusmas või kuidagi lokkamas väikene paanika, mis puudutab koroonaviirust. Ma jõudsin tagasi Euroopa Parlamenti esmaspäeva varahommikul, kuna on ajavahe 7 tundi USA ja Euroopa vahel, siis kella 6 paiku väljusime Washingtonist, aga maandusime peale 6,5 tundi lendu juba hommikul enne 7 Brüsselis. Seega esmaspäeva hommikul enne kell 7 tulin juba parlamenti siia, istusin kontorisse maha, hakkasin oma meiliboksi korda tegema, sest siin oli kuhjunud mitu seda meili selle 4-5 päevaga, kui ma olin ära Ühendriikides. Ja olid siin mõned kohtumised ja üritused, kuid siis tuli teade õhtul, et järgmiseks 3 nädalaks on kõik üritused
tühistatud, on keelatud väliskülalised, kõik kõrvalised isikud tulekud Euroopa Parlamenti seoses koroonaviiruse levikuga. Selle otsuse võttis vastu Euroopa Parlamendi president Sassoli. Läks natukene aega mööda ja siis tuli huvitav kiri meile Keskkonnakomisjonist, kogu meililisti, et hoolimata kõikidest piirangutest ja tühistamistest, siis ikkagi toimub kolmapäeval ehk siis täna, kui see video aset leiab, kohtumine Greta Thunbergiga Keskkonnakomisjonis. See tekitas korraliku möllu ja vastukaja meililistis, kui küsiti, et kui kõik muud asjad on tühistatud, ühtegi inimest sisse lasta ei või, kõik üritused on ära jäetud, siis mis imeloom see küll Gretakene on? Kes nüüd siis tema on, et tema üritus on justkui lubatud, väliskülalisena tema võib tulla siia, kõik teised enam ei või. Et kui on reeglid, siis olgu need kõigile. Ka mina kirjutasin e-maili siis president Sassoolile, kus ma kutsusin üles vältima kahepalgelisust ja silmakirjalikkust, sest ma nimetasin eriliseks seda Gretakest. Et kas siis mõnele erilisele inimesele on erireeglid, et see ei ole parlamendile kohane, kus me peaksime kõik jälgima ühtseid reeglid, kui mingi otsus on vastu võetud, siis see kehtib kõigile, eranditeta. Kuid see üritus täna, ma tean, aset leidis, oli seal päris palju ka meie inimesi kuulamas, kes olid pannud rinda siis parempoolsed loosungid ja näitasid oma meelsust Greta maailmavaatele või hüsteeria tekitamisele, et me kohe nüüd 10 aasta pärast hakkame kõik ära surema kliima soojenemise tõttu. Mis veel? Täna õhtul oleme tulemas tagasi Tallinnasse. Tekkis väikene komplikatsioon, kuna taaskordselt LOT ehk LOT Polish Airlines, kes lendab Tallinna ja Brüsseli vahet, tühistas lennu, ehk siis täna õhtul lend Tallinnast Brüsselisse on tühistatud ja seetõttu on tühistatud ka tagasilend, sest see lend, mis tuleb õhtul Tallinnast välja, peab õhtul siis Brüsselist minejad kõik tagasi viima Tallinnasse. Mis põhjustel, ma ei tea, kuid jõudsime kiiresti ümber broneerida piletid, et siis läbi Kopenhaageni jõuda koju öösel 1:30 paiku. Täna õhtul tuleme igastahes ära, et olla nädalavahetuse kodus. Järgmine nädal peaks olema meil suur parlamendisessioon Strasbourgis, mis toimub siis iga kuu, terve nädala vältel, nagu ma olen korduvalt ka varem öelnud juba, kus on siis põhidebatid, hääletused, kogu suure parlamendi kokkutulek sessiooni näol. Me ei tea veel seda, kas see veel ka päriselt toimub, sest homme ehk neljapäeval peaks tulema siis lõplik otsus seoses selle viiruse levikuga, et praegu on ikkagi plaan see, et sessioon toimub. Ehk esmaspäeval peaks minema Strasbourgi, neljapäeva õhtul tagasi koju, kuid võib teoreetiliselt juhtuda, et see sessioon tühistatakse ja lihtsalt tuleb siis vaba nädal kodus, millest mul siis võib-olla pärast midagi väga rääkida ei ole teile nädala pärast. Kuid igal juhul järgmine nädal tulevad väga olulised debatid. Näiteks esmaspäeva õhtul on juba praegu päevakavas pandud üheks debatiks, kus siis Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu tulevad oma avaldustega välja ja peale seda siis debateeritakse parlamendi liikmete vahel, mis puudutab paremäärmusluse ekstremismi tõusu, ehk see radikaalsuse tõusu seoses siis ühe hulluga skisofreenikuga Saksamaal, kes ründas noaga ühte teist isikut, siis sellele on pandud silt külge, tegemist oli paremäärmuslusega, temaga on seotud kõik parempoolsed parteid üle Euroopa ja nüüd on meie kõigi julgeolekuohuks paremäärmuslik radikalism. Loomulikult mitte keegi pole mitte ühtegi debatti korraldanud siin saalis vasakäärmusliku radikalismi suunas, mitte keegi pole teinud ühtegi debatti, mis puudutab islami äärmuslust, mitte keegi pole debateerinud teemal, et miks küll tuhandeid Saksa naisi vägistatakse ja ahistatakse uusaasta öödel Saksa suurlinnades nagu Köln ja teised linnad, kuid paremäärmuslus, vaat see on meie tõeline oht. Nii et kui ma saan, siis ma võtan kindlasti ka sõna seal. Lisaks tuleb debati teemadeks olukord Kreeka-Türgi piiril, mis puudutab migratsioonikriisi. Nagu te olete kindlasti ka näinud, siis juba Eesti meedias on kajastatud, kuidas tuhanded inimesed Berliini tänavatel marssisid ja protestisid fašismi vastu, et tuleb avada piirid, kõik migrandid sisse lasta. Siis ma ütleksin, et vasakpoolseid ja rohelisi ja liberaale parandab haud. Sest et kui nad ei ole suutnud mitte midagi õppida 2015. aasta kriisist, mis siis tekitati, siis ausalt öeldes nad peaks olema võimalikult kaugel võimust, valitsustest, parlamentidest, sest nemad hävitavad meie elukeskkonda, sest nad pole suutnud õppida mitte üheski veast, mille nad on korda saatnud. Seega kindlasti ma üritan ka seal sõna võtta ja võib-olla mõnest teemast veel, kuid sellest kõigest juba nädala pärast järgmisel neljapäeval, kui lõpeb meie parlamendisessioon Strasbourgis, siis saame kokku võtta, et kus sai sõna võetud, mida sai öeldud, mis oli juhtumas, kuid seda on muidugi juhul, kui koroonaviiruse tõttu meil see sessioon üldse toimub. Seniks aga ma soovitan teile peske käsi, ärge võõraid kallistage, ärge muidugi ka suudelge võõraid inimesi ja hoidke distantsi, hoidke tervist ja püsige terved, kuid loomulikult samas ärge üle paanitsege, võtame asja rahulikult ja üritame edasi elada. Aitäh teile ja kohtume nädala pärast!